Hallo. Tere, kas on ööklubi Diva? Ei. Ahah, tähendab, mul on üks number jäänud siia märkmiku otsa peale, et Divast telliti üks kuju, millel oleks nüüd vaja järgi tulla täna õhtul. Ma panen selle praami peale, et 6:30 jõuab praam või umbes niimoodi 7 paiku, et seal on see kuju peal, mis telliti ööklubisse Diva ja mis pidavat olema reedelt juba nagu peosaalis üleval. Vahakuju on see. Mis firmas see telliti siis? Eesti vahakujude firmast, üks ainuke ongi. Ei, ma võin teile mingi muu numbri anda. Ma küsin, et mul saab kaart tühjaks, et kui ma ei saa helistada, et kas ta äkki oleks võimeline ise järgi tulema kuju? Ei ole. Saate äkki kellegi teise saate? Ma saan kellegi teise jah saata. Sest see on natuke suurem kuju kui tavaline vahakuju. Marilyn Monroe'st on siis jutt käinud kogu aeg. Ahah, ei, ma ei saa ikkagi tulla. Mul ei ole millegiga tulla. Diva. Halloo, ööklubi Diva kuuleb. Jah. Teie juures töötab Kivi. Jah, töötab. Tähendab, tema tellis ööklubi Diva nimel vahakuju meie käest. Me hetk tagasi püüdsime talle helistada, aga millegipärast ta keeldus meiega vestlemast ja püüdis seda asja nagu naljaks keerata, aga päris tükk tööd on tehtud ja mis kõige hullem, see kuju on nüüd praktiliselt nii-öelda lähetamisel Saaremaale, teile klubisse. Mis kuju see siis nagu on? No see on Marilyn Monroe, aga mitte küll päris elusuurus, mis võib-olla ei olekski niivõrd erakordne, aga ta millegipärast tellis seda mõõtmetega 5x2 meetrit. Meie nimel tema tellis? Kivi oli tellija ja sihtmärgis oli klubi Diva, tellimuseks oli Marilyn Monroe. Ja selle tellimuse oleme nüüd ära täitnud, meie inimene transportis kuju nüüd Virtsu sadamasse ja ootab seal nii-öelda praami peale laadimist. Helistasin talle, et kuju on valmis, tulge järele. Tema keeldus, eitas probleemi ja viskas toru ära. Ja enam uuesti vastu võtnud, me olime sunnitud pöörduma siis klubi Diva poole. Kes ta teil üldse on seal tööl? Ta on meil kassapidaja. No näed, raha käib tema käest läbi. Ei, tähendab selles mõttes küll mitte. Ma loodan vähemasti, et te olete sellest nagu informeeritud, et see ei tule teile nagu üllatusena. Ei, tähendab, sest meil aeg-ajalt on selliseid juhtumid olnud, kus lihtsalt kassapidaja tellib kuju, me teeme ära ja pärast on segadus. Me oleme küll saanud lõpuks ikka maha müüa, sest saate isegi aru, et see ei ole päris odav töö. Kas teile saab tagasi helistada? Ma üritan ka ühendust võtta. Ma võin mingi hetk hiljem helistada, sest mul on siin väga tihe töögraafik. Meil on ka tellimusi välismaalt, et on vaja mingil hetkel nendega tegeleda. Kui teile sobib, et ma helistan minuti pärast. Aga kas ma võin vähemalt Kirsi käest küsida? Ma pean ju ütlema, kes mulle helistas. Ma ei saa öelda, et keegi helistas ja rääkis sellist juttu, et see on nagu me talle rääkisime, et Eesti vahakujude firmast. OÜ Eesti vahakujud. Eesti vahakujud. Ja. Ma helistan minuti pärast. Võib-olla 5 vast. Äkki ma ei teeme 3. Okei. Hallo. Tere. Tere. OÜ-st Eesti vahakujud helistan, et me rääkisime klubi Divaga ja nemad ütlesid, et see on ikkagi teie mure see kuju ära tuua ja sinna koha peale toimetada. Ma just rääkisin nendega. Mina just rääkisin nendega. Ei no, mina olen ainult see inimene, kes nüüd piletid. Mina olen asendustööline seal. Mul ei ole mingit kohustust mingit sükst asju seal kohale viia. Tähendab, meil oli jutt, et Kivi tuleb ja viib kellega teil oli see Diva ütles, et Kivi tuleb järgi. Kellega teil see jutt oli klubi Divast? Ma ei mäleta nimesid. Nimesi ei mäleta. Minu nimi on ainuke, mida te mäletate. Jah, sest see on mul üles kirjutatud. Teiste nimed mul ei ole üles kirjutatud. Mis moodi see minu nimi üle? Märkmik jäi maha. Märkmik jäi maha ja kus? Mul on see kirjutatud praegu dokumendi otsa peale. Dokumendi otsa peale? Ma arvast, seal on poole tähtsamaid inimesi, kui mina olen, nii et ma ei saa aru, mismoodi minu number siis sinna sattus. Ma jätsin märkmiku maha, kus on tähtsate inimeste numbrid. Teie numbri ma kirjutasin muu seas dokumendi otsa peale ja selle ma leidsin taskust. Mis nii arusaamatut on? Ma ei saa aru. Ei, mul pole... üks moment. Leppige omavahel kokku, kes tuleb kujule järele, sest minul ei ole enam aega kembelda. Mul on vaja veel Võrru sõita. Võrru jõuda õhtuks. Koju, jah. Okei, tõen. Diva, tere. Jaa. OÜ-st Eesti vahakujud helistan. Jah. Ta jätkuvalt eitab probleemi ja ei ole nõus tulema vahakujule järele, sest ma rääkisin ka talle, mul on ees veel Võru ots. Ma ei ole saanud taga rääkida.
sest teie just vist ilmselt helistasite tal, ta ütles, et ta helistab mulle tagasi, nii et... Tema muidugi väitis, et ta just rääkis teiega. Me ei ole, jah, me rääkisime, aga me ei ole jõudnud lähemalt, ma ei ole jõudnud küsida, sest ta võttis teie kõne vastu. Mida te pakute lahenduseks? Ma ei oska praegu midagi pakkuda, ma ei tea sellest asjast mitte midagi. Et ma mõtlengi nüüd, et äkki te saate nüüd mulle veel hiljem natuke tagasi helistada, ma räägin taga kõik ära ja küsin ta käest. No kuulge, aga see on ka viimane kord, kui ma teile helistan tagasi. No minu meelest meie ei ole teilt, eks ole midagi tellinud. Kuju tellis Kivi. Ja. Klubisse Diva, selle pidi te olete ju seotud sellega. Klubisse Diva, no igaüks võib tellida meie klubisse midagi. No aga tema on me ei ole vastutavad selle eest. Teie kassapidaja. Raha käib läbi tema. Tema on vastutav selle eest, mis teieni jõuab. Ei ole. Tähendab, tema on oma tellimuste eest. Miks ta mulle valetas siis? Ma ei tea, ma tahan küsida ja siis ma suudan teile vastata. Praegu ei oska ma midagi öelda. Palun uurige ja kiiremini. Ma helistan tagasi. Tere! Alo, tere! Ja. OÜ Eesti Vahakujut üritab. Ja. Meil oli siin probleem Kiviga, kes tellis meie käest vahakuju, aga keeldub sellele järele tulemast. Tema tellis Marilyn Monroe vahakuju ja keeldub sellele vastu tulemast. Ja, aga me tahaks nüüd saada teie telefoninumbrit ja teie aadressi, sellepärast Kivi väidab vastupidist. Mida Kivi väidab? Et tema ei ole tellinud mingisugust Marilyn Monroe kuju. Kas te usute ka, mis ta räägib? Loomulikult. Miks te seda teete? Sellepärast, et ta on meie töötaja. Kas te tahate öelda, et te ei ole teile kordagi valetanud suu ega silma sisse? Ei. Sest näiteks see ei ole esimene kord, kui ta meiega niimoodi naljatleb. Ja. Ausõna ma räägin teile. Aha. Olete ikka kindel, et ta teile ei valeta? Ja, mis kuju ta eelmine kord tellis? Michael Jacksoni või? Ta tellis Andres Tsahkna kuju. Andres Tsahkna kuju? Ahaa. Ja kas te selle... ühesõnaga selle või... Ja kas ta sai selle kätte ka või? No, me andsime talle selle üle küll, jah. See oli hästi miniatuurne. Ma loodan, et te ole seda ära kaotanud vahepeal. Ahaa. See oli tikudoosi suurune. Tikudoosi suurune, jah. Ja nüüd ta tellis nii suure ja eelnevalt tikudoosi suuruse. Mulle tundus algusest peale, et ta on üks selline ebaplev tüüp. Aga mis te siis võtate temalt tellimust vastu? Aga ta maksis selle väikse kuju eest. Kas see nüüd kõik? Tähendab, kas Kivi on vahepeal tööle jõudnud või ei ole? Ei, ta ei ole tööle jõudnud. Siis ma helistan talle uuesti. Teiega on tõesti kõik. Aitäh teile. Aga palun. Hallo, kas Kivi kuuleb? Jah, ma kuulen. Tervist. Tere. Palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Kiiver ja Märk Uno raadiost siinpool. Okei. Tiiva, tere. Tere, Tiiva. Ja. Seoses Kiviga. Paar asja veel. Ja. Nimelt tal täna sünnipäev meie teada. Ja. Sellega kõik see seotud oligi, et Uno raadiost Kiiver ja Märk on siinpool. Selge. Me võime veel rääkida. Et ärge siis pikka viha pidage ja novembri lõpus me tuleme teie juurde pidutsema. Tänan väga, ootame teid kindlasti.